Tere päevast, lugupeetud parlamendiliikmed, suursaadik, omanikud, külalised. Hiljuti jõudis minuni ammu unustatud intervjuu, mille andsin ajakirjanik Rein Sikule 1995. aasta kevadel, kui õhus oli minu Lääne-Viru maavanemaks saamine. Tsiteerin sellest ühe lõigu. Hiljem lisas ta intervjuus Eesti Sõnumitele, et keskkonnaspetsialistina mõistetav kompromisside otsimise vajadusi tööstuse ja keskkonna vahel, mis aga ei tähenda sugugi tööstuse igal juhul eelistamist. Mul on hea meel teile teatada, arvan täna ka nii. Muide, nii arvab enamik Eesti inimesi. Maikuus uuris turu-uuringut aktsiaselts Eesti inimeste keskkonnateadlikkust ja peaaegu kõik vastajad nõustusid sellega, et loodust säästmata pole võimalik järjepidevalt majandust arendada. Kunda haavamassitehase rajamise plaaniga jõudsid norrakas Roar Borsrud ja toonane Kunda linnapea või volikogu esinaine, igal juhul toonane Kunda esinaine, Anne Tasuja, minu kui maavanema juurde. Ja eks see küsimus ikka maas sai olla. Fakt on see, et maaküsimus sai lahendatud. Kunda Jaama tänav 21 kinnistu on Eesti Vabariigi omandis ja ettevõtte kasuks on alates 29. augustist 2002 seatud hoonestusõigus 99 aastaks. Nüüd aga siduritest ja piduritest. Vana aja inimesena hakkasin mõtlema, et äkki on keskkonnakaitse Eestis hoopis vahegaas. Ei, liiga vanamoodne värk. Tänasel päeval, kus toimub liikumine 2 pedaali suunas, saab keskkonnakaitse olla gaasipedaal, mis ökonoomsele keskkonnasõbralikule mootorile kütet peale annab, aga ka pidur, mis ajast ja arust tehnoloogiat tee äärde jätab. Vaatame siis, mis tööriistu minu tööriistakastis leidub. Valitsuskabineti arutelu järjekorras on tööstuspoliitika roheline raamat, mis seab eesmärgiks töötleva tööstuse lisandväärtuse tõusu praeguselt 40% vähemalt 80% 2030. aastaks Euroopa Liidu keskmisest. Kuidas see peaks juhtuma? Märksõnad on tööstuse digitaliseerimine, spetsialiseeritud tööjõu koolitamine, koostöö Eesti ülikoolidega, väärtuslike maavarade laialdasem kasutamine ja toodete arendamine koostöös idu- ja tööstusettevõtetega. Rohelise raamatu arutelu sisse mahub teema, mis samuti valitsuse tasemel lahendamist tahab. See on energiamahukate ettevõtete, nagu Estonian Cell on elektrienergia ostuhind. Ma võin omanikele kinnitada, et Estonian Celli juhatus on omalt poolt teinud kõik võimalikku, et selles küsimuses lahendus tekiks. Nad on aktiivsed. Laias pildis on küsimus selles, kas riik peaks soodustama energiamahukat tootmist. Siin on, nagu ikka, keeruliste teemade puhul mitmeid aspekte, alates keskkonnakaitsest, lõpetades regiooni konkurentsivõimega. Teoreetilisi lahendusvariante on siin mitmeid. Suure tõenäosusega jõuame selle aruteluni siis, kui eelarvekõnelused on läbi ja president valitud. Hiljutises Äripäeva kinnisvara eriväljaandes oli pealkiri Trend on ressursside säästlik kasutamine. Ressursitõhusus on Keskkonnaministeeriumi huviorbiidis ja lihtsamaks teeb selle trendika teema käsitlemise Euroopa Liidu maksumaksja tugi. Üldiselt võib öelda, et huvi selle teema vastu on. Suurim huvi on olnud muidugi nende seas, kes ressursitõhuseid lahendusi juba on teinud ja kellel on mõtteid ka edaspidisteks investeeringuteks. Toetust on võimalik saada nii ressursikasutuse analüüsi kui ka investeeringute jaoks. Investeeringud peavad olema innovaatilise lahendusega ja tooma ettevõttele ressursisäästu ja majanduslikku kasu. Hetkel on minimaalne toetus 100 000 ja maksimaalne toetus 2 miljonit eurot. Ikkagi päris raha. Auditi esimene taotlusvoor avatakse Keskkonnaministeeriumi investeeringute keskuses peagi. Investeeringute esimene pilootvoor 5 prioriteetsele tööstusharule avatakse selle aasta jooksul. Ja kui te nüüd küsite, mis need 5 tööstusharu on, mäetööstus, toiduainetööstus, puidutööstus, paberi- ja tselluloositööstus ja mineraalsete materjalide töötlemine. Peatan põgusalt ka saastetasu asendamise teemadel. 3 viimasel aastal on saastetasu asendamise meetmest toetatud väga erinevaid projekte Eesti tööstuses. Osa projekte on alles käimas, mistõttu kogusumma võib kujuneda oluliselt suuremaks kui miljonid eurot. Mis siis tehtud on? Toon mõned näited. Üks suurimaid projekte on VKG Energia osaühingu Põhja soojuse elektrijaama suitsugaaside väävlistamise seadme kasutusele võtmine.
Teine näide, aktsiaselts Scanola Baltic Painküla rapsiõlitehase reovee puhaste renoveerimine. Saastetasu asendamist saab taotleda siis, kui saastamine väheneb toodanguühingu suhtes 15% ja taotletakse vähese tähtsusega abi kuni 200 000 eurot 3 aasta jooksul. Lisaks on sellele oleme sätestanud uue abikava energiatõhususe tõstmise investeeringute toetamiseks ja ka siis peab saastamine toodanguühingu suhtes vähenema 15%. Sellised projektid on mahukad ja võimaldavad suurematel ettevõtetel saada toetust senisest suuremas mahus. Näiteks on lepingu sõlmimiseks esitanud taotluse Enefit energiatootmise aktsiaselts, et suurendada põlevkivigaasi käitlemise võimekust, vähendades seejuures energiatootmiseks kuluvat põlevkivikogust ja tekkivate tohajäätmete kogust. Tööstuse ja tehnoloogia teemade juures ei saa ümber ka teadustööst. Tulen just Tallinna Tehnikaülikoolist, kus on Vabariigi Valitsuse väljasõiduistung ja rektor Aaviksoo pidas meile väikese avakõne ja ütles, et selles valdkonnas, milleks on teadus- ja arendustegevus, on seose vajak tööstuse ja ülikoolide vahel. Et 3/4 töödest, mis tehakse, on endiselt teoreetilised, aga 25% võib olla kasu ka Eesti tööstusele. Nii et loodame, et see seos paraneb. 2016. aasta kevadel võeti Keskkonnaministeeriumi haldusarengukava osana vastu ka teadus- ja arendustegevuse innovatsiooniprogramm ja ka siit võib öelda, et on näiteid, kuidas reaalselt uuringutega tööstuse probleeme lahendada, et Eesti üks suur teema jäätmemajandus, näiteks kuidas ja kas saab kasutada põlevkivitööstuse jäätmeid või kuidas saaks kõige paremini käidelda puidust pakendeid. Pildid pole väljas ka elusloodus, kalandussektoris töötavate ettevõtete jaoks plaanis saada ülevaade tööstusliku kalavaru olukorrast meres ja erinevates järvedes. Metsamajandusega seotud uuringud peavad abiks olema puidusektorile. Kuna olen peagi siit tagasi siirdumas Tallinnasse Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu koosolekule, siis mõni näide ka KIK-i valdkonnast. Siit samast linnast stiilinäide Kunda Nordic Cemendi aktsiaselts on erinevate projektide käigus vähendanud jõkke suunatavate heitmete koguseid, rekonstrueerinud oma tootmisliini selleks, et klinkritormu tsemendisegudes kasutada ja tõstnud oma energiatõhusust. Pärnumaa ettevõtte Harvo Trading osaühing vähendas tootmisest tekkivate jäätmete kogust ja hiirtejuustu toote Vestover piimatööstus kasutab oma Kaarlijärve tootmisüksuses ära tootmisel tekkivat soojust, mis muidu oleks läinud raisku. Aeg on kiita ka tänase päeva kangelast Estonian Celli. Estonian Cell on hea näide, et kui ettevõte tahab midagi muuta, siis ta saab seda tehtud ja seni riigitoetusteta. Ennekõike on vaja julgeda muutusi ellu viia. Ettevõte kandideeris 2014. aastal keskkonnasõbraliku protsessi kategoorias Eesti keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursile, tulles konkursi üldvõitjaks ja kategooria võitjaks. Tänavu osaleb Estonian Cell juba Euroopa keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursil, kus võistleb oma kategoorias veel 46 Euroopa Liidu ettevõttega. Estonian Cell on ka minu personaalse seire all. Ja kuidas ma seda teen? Minu naabrimees üleaedne on selle ettevõtte vahetuse ülem. Ja ma näen, kas ta on rõõmus või ei ole. Rõõmus võib olla ju kahel põhjusel, et peres on kõik asjad korras, seda ma näen, et lapsed ja naine endiselt naeratavad ja mees ka naeratab, järelikult ka töö juures on asjad korras. Kui ta seda ei tee, muutun ma murelikuks. Rootsi ökoloog Johan Rockström on mees, kes kõneleb planeedi piiridest. Tema sõnul oleme planeedi vastupanuvõime ületanud juba 2 valdkonnas. Lämmastikuringes ning loodusrikkuse kaos. Kavatsen planeedi kestmisesse panustada. Seega tööstus jah, aga mitte iga hinnaga. Estonian Cellil saadakse sellest aru. Palju õnne ja pikka iga. Üks sekund veel, härra keskkonnaminister, meil on võimalus mõned küsimused teile esitada. Me väga täname härra Marko Pomerantsi, kes oma kiire tööajagraafiku kõrvalt sai osaleda meie foorumiga.
aga kuna härra Pomerants ei saa osaleda meiega järgneval sessioonil õhtusöögil, siis nüüd oleks aeg ja võimalus esitada küsimusi härra Pomerantsile. Kas on küsimusi saalist? Küsimuse esitajal paluks ennast esitleda ja ära oodata ka mikrofon, et saaksime tõlkida selle teise keele. Antega palun julgesti märku, kui keegi küsida sooviks. Kuna meie foorum alles ennast siin soojendab üles, siis ma kasutaksin võimalust ja küsiksin ühe küsimuse ise, et meil on siin võrdväärselt Eesti ja välismaised inimesed ja mina nagu Eesti tööstusettevõtte esindajana ütleksin, et meie siin eestlased rakendame eurodirektiive mitte ülipüüdlikult, vaid ülepüüdlikult. Et kuidas sina keskkonnaministrina kommenteeriksid olukorda Eestis, et kuidas on meie eestlaste keskkonnahoiuga? Keskkonnahoiuga on veel ette võtta küll ja Eesti inimesed peavad palju rohkem pingutama. Mis puudutab seda direktiivide teemat, siis minu suund on väga lihtne. Me peame tegema selle ära, mis ühisturul on vajalik, et konkurents oleks õiglane, aga kasutama oma mõistust selle juures ka jätkuvalt. Aitäh! Kas saalil on tekkinud küsimusi? Te mainisite, et Estonian Cell on saanud hakkama ilma riigipoolse abita, eelnevalt olles toonud edukaid näiteid riigipoolste abist teistes ettevõtetes. See, et Estonian saanud ilma hakkama, on see nüüd riigis kinni või Estonian Cellis endas kinni? See on olnud Estonian Celli hädavajadus, ütleme siis niimoodi. Et majanduses on ikka niimoodi ju, et see, mis sa teed, peab tooma tulu ja kuna keskkond on nende jaoks, majanduskeskkond on võrreldes sellest päevast, kui Norra mees Anne Tasujaga minu juurde sisse astus ja tänaseks päevaks oluliselt muutunud, siis nad on lihtsalt pidanud pingutama selle nimel, et nende igapäevane majandus toimiks ja omanikud oleksid rahul nende poolt tehtavaga. Mis ei tähenda seda, et nende jaoks oleksid uksed suletud kuidagi Eesti riigi suunas. Aitäh. Kas on veel mõni küsimusi, et me saaksime ühe küsimuse veel saalist võtta? Ei ole, siis me soovime tänada härra Pomerantsi ja meil on tänutäheks ka väikene kingitus Eesti ehk meie oma töötajate käsitsi valmistatud talutoodetega. Aitäh!